Tervitus kõigile, Stefan Simbol jälle väikse videokesega. Eelnevas videos rääkisime alateadusest, üksi olekust, kuidas kõik tööle hakkab ja mis siis saab. Tänases videos tahaksime rääkida emotsionaalsetest state'idest või sellistest kohalolekutest, kuidas need mõjutavad meie elu ja meie sellist kogemist välise maailma suhtes. Et mitte keeruliseks minna, siis hästi lihtsas keeles seletatuna. Meil kõigil on erinevad põhiemotsioonid, no armastus, raev, viha, eks ole, vastikustunne, nii edasi. Kui me mingit kindlat emotsionaalset state'i hoiame või omame, siis läbi selle kogu välispidine maailm on selline, nagu see state dikteerib. Eks näitena oleks siuke näide teile tuua. Kui te lähete kaubanduskeskusesse, te olete vihane. Näiteks, teil on viha emotsionaalne state, et tunnete ennast vihasena. Siis kõik asjad ajavad teid vihale seal kaubanduskeskuses. Klienditeenindaja, lapsed, kes jooksevad, tädid, kes korvidega ees tuigerdavad aeglaselt. Kõik ajab teid vihaseks, sest te olete juba selles vihasteidis. Te märkate ainult asju, mis ajavad teid vihaseks. Kui te olete nüüd järgmine kord seal kaubanduskeskuses stsenaarium 2 ja te olete positiivses emotsionaalses steidis, näiteks te olete armunud või õnnelik, siis see müüja on tore, need tädikesed on toredad, lapsed, kes ringi jooksevad on toredad, kõik on toredad, sest te olete selles teistsuguses emotsionaalses steidis, nüüd te olete õnne emotsionaalses steidis. Mida ma öelda tahan on see, et see kindel state, mida teie enda hinges või see kehas või peas või kus iganes hoiate, siis vastavalt sellele ka välispidine maailm on selline, et te märkate seda, missuguses state'is teie olete. Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kuidas neid erinevaid state'e muuta ja kuidas läbi selle maailma kogeda nii, nagu me tahaksime, et me ei oleks nagu muutlik ilm, et üks päev paistab päike, järgmine päev on torm, kui ilm tegelikult on siuke, aga meie inimesena oleme nagu kontrollis selle üle, selles suhtes on võimalik, et kogu aeg paistaks päike või vähemalt nädalas 7 päevast, ütleme, 4 paistaks päike, eks ole. Et selles suhtes see kontroll, emotsionaalsete state'ide kontroll on tähtis. Minu küsimus nagu ja arutel ongi nagu see, et kus need sellised state'id pärinevad ja kuidas neid muundada. Kus nad pärinevad? 2 vastust mul tekkis, 2 sükest analüüsivat vastust, et esiteks number 1 meie enda peast, kui me oleme jälle üksi, alateadus hakkab tööle, siis tuleb mingisugune kindel, võib-olla negatiivne, mingisugune mälestus milleski, siis me laseme ennast mõjutada nii, et terve päev on unsus või hoopis üks positiivne mälestus, laeme ennast positiivsusega üles ja lähme välja. See on üks asi, teine asi on välispidine maailm, et näiteks vihma sajab, tuju on halvem, keegi ei teinud nii, nagu me tahtsime, tuju läks seal halvaks. Me laseme ennast mõjutada välispidistest asjadest, mis on täiesti nagu reaalne ja igapäevane ja täiesti aktsepteeritav, sest et see on niisugune tagasiside mehhanism välise maailma ja meie suhtes. Aga idee on nagu omada neid state'e nii, nagu meie tahaksime, et ennast näiteks haipida üles tühjast kohast niimoodi, et me tunneme ennast üli hästi või vastupidi, ilmselt haipida mitte halvaks, et me tunneks ennast halvasti, ja see on võimalik, kui keegi tahab eksperimenteerida. Aga naljaks idee on just nimelt kontroll, et me suudame vastavad state'e ise esile manada ja tuua ilma, et keegi neid mõjutaks, ilma, et mingisugune väline indikaator seda mõjutaks, me iseseisvalt suudaksime neid nagu muundada ja teha. Selles on nagu see küsimus. Muidugi see on vähe keerulisem teema, eks ole, sellest me täpsemalt rääkima ei hakka, sest võtab nii kaua aega, võib-olla mõnes muus videos, aga just nimelt, mis ma täna tahtsin seletada, oli nagu tegelikult see idee, et on erinevad emotsionaalsed state'id meil ja vastavalt sellele emotsionaalsele state'ile me tunnetame maailma nii, nagu see state meile dikteerib, et veel kord üle korrates. Kui te olete vihane, siis kõik asjad ajavad teid vihale. Kui te olete õnnelik, siis te panete tähele ainult asju, mis on õnnega lähevad kokku nii nimetatud. Kui te olete mis iganes vastikust tunne, siis asjad tekitavad vastikust teist. Et see on selline, ütleme, mehhanismi süsteem, kuidas inimene töötab. Nüüd ongi see küsimus, nagu ma just mainisin, on ju sekund tagasi, et kuidas neid ise esile manada ja kuidas kontrollida. Muidu see kontrolli osa on omamoodi nagu virvar, et liialt kontrollida tähendab seda, et te kontrollite nii positiivsed kui ka negatiivsed emotsioone. See tähendab seda omakorda, et te väänate elu välja, pihistate kõik mahlad välja niimoodi, et enam üldse emotsioone ei ole ja siis on lihtsalt üks tume maa lihtsalt, või võib-olla hoopis 0 või helema, ma ei tea, kuidas võtta, et ei tunne mitte midagi. Kas see on tegelikult vale? Et mulle üks vene treener kunagi ütles, et pingutama peab nii, et sa ei pingutagi. Et sama nagu sellega, et see on selline paradoksaalne, et oleme kontrollis nii, et sa ei olegi justkui kontrollis. Et on küsimus, et milleks, eks ole. Sellepärast, et kui meil on mingisugune negatiivne emotsioon näiteks,
kui me oleme kontrollis, siis me ei lähe tegema lollusi, me ei taha kellegi kallale minna või midagi teha, et me saame aru, et tagajärjed on asjadele. Vastupidi, kui liialt eufooriline, võib-olla isegi positiivne, mis viib eufooriasse üle emotsioon, et me ei lähe autoga kihutama, meil on oma tagajärjed, me ei lähe cliff jumping ut tegema ülikõrgelt, meil on oma tagajärjed. Et me oleme nagu siukses kontrollis, et me suudame analüüsida, et mis on plussid, mis on miinused, mis on tagajärjed, mis mitte on ju. Et selles suhtes see kontrolli asi justkui on tähtis ja sellel on oma mõõde olemas. Et veel kord, isiklikus plaanis oleks korras ja välises pildis oleks korras. See on nagu üks asi, milleks kontrollida. Et selline väikene mõttekäik emotsionaalsetest state'idest, kontrollist ja sellest, kuidas siis me suhestume tänu sellele välisesse maailma. Et siia lisan veel, kui ma ei lisan, me ei mäletagi täpselt, mis ma nüüd rääkisin. Et väline maailm on tegelikult täiesti selline nullseisund või ütleme, ta on neutraalne. Ta on neutraalne ja meie anname hinnangu, et kas asi on kihvt, kas asi on nõme, kas asi ei ole nõme, kas asi on hea, kas asi ei ole ja nii edasi. Et kõik oleneb meie state'ist, et kui me võtame siin lihtsa näite mingisuguse objekti, nagu ma just nimetasin, panen teid mingisse state'i või te olete mingisuguses state'is, siis vastavalt sellele see objekt ka muutub. Et üks objekt on juba armas, teine objekt on vastik, kolmas objekt on suurepärane ja nii edasi. Et vaadake, kui huvitav, et tegelikult objekt on ikka objekt. Teie mind lihtsalt ütleb, missugune see hetk on. Et siit ka see psüükane emotsionaalne mõttekäik seoses sellise teemaga, mis ma teile esitlesin. Ja miks ma teile seda räägin? Sellepärast, et ma julgen öelda, et see on huvitav teema. On inimesi, kes huvituvad sellest kohe kindlasti, on ju inimesed, kes saavad abi sellest, ja siis saab ise edasi uurida ja toeks olla võib-olla teistel inimestel, kel abi vaja, nii edasi. Et see on siuke ahel, siuke ring tekib, et see on positiivne, et igal asjal on oma ütleme, koht olemas siin maailmas. Selline väikene mõttekäik analüüs teile. Aitäh tähelepanu eest ja järgmise korrani. Tšau.